Tere, head discgolfi sõbrad, mina olen Roger ja täna teeme lähenemisketaste ülevaadet. Lähenemiskettid on meeletult palju turul, minul ei ole mõistagi kõiki neid olemas, aga mul on päris palju erinevaid ja päris palju populaarseid, mida kasutatakse ja täna paneme need lihtsalt selles mõttes proovile, et vaatame nii forega kui backhandiga, mida nad teevad, millised on nende lennuomadused ja äkki ma saan ka midagi soovitada. Mul on muu hulgas uus eestlaste rähn, mis ei ole veel väga suure müügigagi jõudnud turule paiskuda ja mul selline esmane ilmastämbita versioon on juba olemas. Lisaks on mul olemas Latitude'i Savior, mis ei ole väga kaua väljas olnud, nii et kes ei ole jõudnud veel näppe neile külge ajada, saate sellele pilgu peale heita. Ja mul on olemas ka näiteks Mint, mis on siis Clash Discsi selline zoonilaadne toode ja terve hunnik erinevaid zoone ja harp ka. Nii et hakkame neid järjest vaatama. Alustame esmalt zoonidega. Mul on siin käes 8 erinevat zooni. Mul on siin ESP zone, pealt kupliga ja veidi kangem, Z-zone, ESP zone ja sisse mängitud Get Freaky. Mida nad erinevad kettad teevad? Lähme viskame nad kõik korra forega välja. Ma proovin nad kõik saada sirgjooneliselt lendu ja siis pärast kommenteerime, mis nendega saab. Hakkame kuskilt nende zoonidega pihta. Kõigepealt lähme forega viskama ja võtame esimesena siis sellise Fly-Dye Z-zone'i. Sirge ketas, mõõdukas fade, nii nagu zone peab tegema. Seda ESP zone'iga. Sellele sai veidi rohkem kõrgust, hästi õrnas haiseri saaks välja, aga tundus, et ta glaidib veidikene rohkem. Ehk siis põhimõtteliselt on võimalik seda sirgemalt, pikemalt visata. Eelmise aasta Tour Series Adam Hansi zone. Tundus veits vähem glaidim olevat. Kuna ta on Adam Hansi Signature seeria, siis ilmselgelt ta tahab natuke rohkem tutsu. Aga liiga suurt erinevust veel nende vahel ei ole. Mida pakub Big C zone. Grammike küll madalalt visatud, aga hoidis terve tee sirgena. Nii et ilmselt, kui visata madalalt väikse haiseriga, tundub selline plastik, mis skipab hästi. Get Freaky zone, väidetavalt kange zone. Ma millega pärast viskan neid praegu liiga madalale. Madalalt visates ilus sirge. Proovime viimased 2 veidikene kõrgemale. Nüüd läheb Titanium zone. Kõrgust sai antud. Selle järgi tunduvad need zoonid praegu identsed. Lähevad ilusti sirgelt. Lõpus on mõõdukas fade. Ei ütleks, et nende vahel ka liiga palju mingit tunnetuslikku erisosa oleks, aga nüüd on üks vanakooli ESP zone, mis on hästi huvitav. Keskelt on tal nagu veidike rohkem sellist kumerust ja äärtest on ta sirgem. Olen seda paar korda varasemalt visanud. Veits kangem, vaatame. Võib-olla hästi gramm oli kangem, ega ma ei ole robot. Ma ei suuda neid visata täpselt 100% ühtemoodi iga kord, aga flatilt ta läks välja ja mõõduka fade'iga ja kuna mulle meeldib visata lähenemisketted pigem flatilt kui haiseris, siis minu jaoks sobib hästi. Clash Discs Mint, Nicolo Castro Signature seeria. Vaatame, mis see teeb. Sai grammike võib-olla õrnalt nose up visatud ja veidikene hakkas kalduma vasakule ja siis tuli tagasi. Ehk siis ta on selline soft plastik, ilmselt tuulele väga hästi ei sobi, eriti kui on tugev vastatuul, aga üldiselt tundus, et on sama fade, mis on näiteks ESP zone'il. Ricky Glow harp, ma olen seda paar korda visanud, mulle ta käes väga ei istu, aga kuna ta on numbritelt sama, mis zone, siis proovime visata. See sai mõnusalt palju spinni sisse ja oleks ta veits kõrgemale läinud, ta oleks ilmselt hakanud ka varem välja võitlema, ta tundus olevat gramm kangem kui selline näiteks ESP zone, võib-olla selline Get Freaky zone'i moodi natukene.
aga kuna ta läks veits madalale, siis ta kandis, aga spinn oli sees ja trügis pidevalt edasi. Uus Latitude 64 Savior, mis ei ole väga kaua turul olnud, nende versioon siis Zone'ist, ma olen seda paar korda visanud, see on sirge, see on ESP Zone'i laadne, näitame teile ka. Maasikas, läks mini-annukas välja, hästi õrnalt kandis üle, lõpus tuli tagasi, üldine flight pattern oli sirge ja täpselt sellisteks metsakoridorideks ideaalne ketas mulle tundub. Sõbrad, Eesti tootjad Disctroyeril tuli välja siis Rähn ja selle numbrid on 42,5, 03,5 ja see on kange. Võrreldes Zone'iga see on kange. Ma üritan panna selle samamoodi flatilt välja ja näidata teile, et see hakkab kohe ära pöörama. Kõrgus sai antud, flatilt läks välja ja juba palju varem kui teised lähenemiskettad hakkas ta ära pöörama paremale ja päris tugevalt. Nii et see on selline midagi slämmerilaadset isegi ma ütleks. Nii et kui sul on vaja midagi Zone'ist veidi kangemat, millega läheneda, mis on kindel tuulevõitleja, siis eestlaste uus Rähn, hoia silm peal, see on päris ketas. Ja kõige kaugemale jõudis siin Savior, mis sealt alguspunktist, kus ma viskasin, on ikkagi tugevalt selline, 80 meetrit võiks küll olla, mida ta lendas. Ja teine, mis küll natukene üle läks, oli minu sisse mängitud Get Freaky Zone, mida on näha, et ta on peaaegu sama kaugel kui on Savior. Aga teised kettad sirgjoone mõttes, nad on kõik väga ilusalt, aga näiteks see Mint ka oli pigem päris hea kaugusega. Aga teised siin ülejäänud, mis siin laiali on, nende järgi ei oskagi midagi rohkemat öelda, kui et seal on Rähn kindlasti kangem kui teised ja paljud ma viskasin ka veidi madalamalt, aga Zone'id nagu Zone'id ikka selles mõttes, et ta teeb seda, mida sa ütled talle, et ta teeks. Viskad flatilt välja, annad talle kõrgust ja ta lendab. Aga nüüd teeme sellise uue challenge'i. Ma pean viskama siis tagasi sinna, kus ma alustasin viskamist, aga seekord tagant käega ja sealt, kuhu jäi siis kõige kaugem vise ehk siis Savior. Ja kuna ma samal ajal teen TikToki laivi, siis ma küsisin laivis, kuidas inimesed tahavad, et ma näitaksin backhandi, mis ma nüüd loobin tagasi sinna, kus ma enne alustasin. Seal on mul kott ja seal on ka selline mõnus rõngas, mida kasutatakse kuulitõukes näiteks, et see on hea point, mis näitab, et kui täpne ma olin. Aga seal öeldi, et ma võiksin touchi annukaid visata, annukas välja ja lasta tal siis jõuda õigesse kohta ja võib-olla tõesti annukast välja viskamine näitab ka, et kui stabiilne see ketas on. Ma pean üritama neid nüüd siis hakata viskama kõik sarnase jõuga. Proovime, annan endast parima, pärast vaatame, kuidas läks. Ma alustan siis kõigepealt ESP Zone'iga. Managa oli oma, veidi kangem ja annukas siis. No nii, see jäi võib-olla gramm lühikeseks ja see ei tulnud ka annukast väga välja. Nii et õppekoht on, anna rohkem kõrgust, viska rohkem vasakule. Nad nii kanged ka ei ole, kui ma arvan. Viskame veits kõrgemale ja lähme annukasse. Lennujoon oli kusjuures palju ilusam, aga ei ole ka see Titanium Zone nüüd kuidagi väga palju kangem, et ta oleks sellest annukast välja tulnud. Aga lähme edasi järgmise kettaga. ESP Zone, samamoodi anname sellele kõrgust. See on nägemist. Kauguse mõttes väga hea, aga see ei tulnud annukast välja, ilmselt selle tõttu, et ta on ka paar viset saanud. Nii et näiteks Zone'ide puhul sirgejoonelist viset annukast tehes tundub, et tuleb tunduvalt vasakule visata, kui peaks ruumi olema ja anda talle õhku tagasi tulemiseks. See uuem Get Freaky Zone. Proovime seda annukas välja visata. Distantsi mõttes tundub täpselt õiges kohas, aga selleks, et ma saaksin selle annukaga selle sinna koti juurde, see on päris paras challenge, ma õpin siin samal ajal, kui ma teen seda videot.
võtame Pixi zone'i, lähme veel suurema kaarega vasakult. No vot, mängu ajal ütleks, et putil. Nii et ta tahab ikkagi saada sellist kõrget viset, aga noh, lõpus tänu sellele ta sureb ka ära, et ma ei lähe teda nagu peale tõmbama, vaid ma lähen veidikene õhku seda viskama. Nii et see on päris põnev harjutus siin. Aga siis on Z-zone. Seni kõige parem ja see näeb üliilus välja ka lennates, kuna ta on selline nagu pooleldi taitud, nagu Simonil osad kettad kunagi olid. Siis see nägi lennates üliilus välja. Aga see on seni kõige parem ise ka. Ja Adam Hamsi eelmise aasta Tour Series zone. See on nägemist, sellele andsid annukat liiga palju kõrgus ka ja see jäi terve aeg kandma. Nii et see eelmise aasta Tour Series zone ei ole teab mis kange, hoiab oma joont right off the box. Aga testime ka siis Glow Ricky harpi. Oi, see on 15 lühike, aga seda oli tunda, et see on kindlasti kangem. See on veidi kangem tagant käega, kui ei anna veel spinni ka sisse, siis ma arvan, et sirgelt välja visates on ta väga hea ketas. Selliste kõrgete annukate jaoks ma ei ütleks, et ta hea lahendus on. Aga lähme nüüd Clash Discs Mintiga. Seni kõige pikem vise kindlasti. Lõpuks jõudis välja tulla ka sellest annukast. Kaugus oli hea, glide on sellel kettal hea. Nii et Minti positiivne osa kindlasti, kui keegi tahab teada, on see, et ta glidib hästi. Nüüd võib küll annukat panna, sest nüüd me läheme rähni juurde. Ja võt see on kange. Ma ei olegi seda jõudnud veel annukas visata. Vaatame, mis selle rähniga saab. Kuna ta glide on väike, siis ta suri ära. Ma viskasin ta muidugi veidike rohkem nose up kui teised. Ja aga näha oli, et ta ikkagi sellest annukast tuleb kiiremini välja. Kangus sellel kettel on. Nii et ma arvan, et sellised madalad tunnelivisked, nii taguri annukad kui fore annukad sobivad selle ketta jaoks väga hästi. Aga siis meil on veel viimasena nüüd see Savior, mis forega sirgelt välja visates tuli kõige kaugemale. Ja ma eeldan, et kui ma panen sellele annuka sisse, siis ta jääbki kandma seda terve tee. Vaatame. Jah, sarnaselt sellele Adam Hamsi Tour Series zone'ile ma andsin talle veidi rohkem ruumi vasakust äärest ja ta terve tee kandis ennast üle, nii et kui ongi vaja sellist. See oli siis see koht, kuhu ma umbes tahtsin läheneda kuskilt sealt tagant ja siin kettad on nüüd ümberringi igal pool, aga mitte päris siin külje all. Kui me vaatame sellise 7-8 meetri puti raadiost, siis sellises annukas tuli ilmselt üheks top 3 mint. Mitte väga kaugel sellest oli ka Get Freaky Zone ja võib-olla ka kõige mugavamad ja kõige ilusamad jooned, mis ka välja joonistusid, olid ikkagi Pixi Zone ja tavaline Z-zone. Nii et selle põhjal võiks öelda, et neil kindlasti kangust jagub selleks, et tulla sellest annukast välja. Teised, võib-olla mõned viskad ebaõnnestusid ka, jäid siin veidikene kaugemaks ja noh, kõige kaugemale ikkagi jõudis glidida see Adam Hamsi zone, mis tundub, et annukast välja visates jääb ilusti oma joont kandma. No nii, ja see on selle videoga kõik. Aitäh, et vaatasid. Sa võid alla kommentaariumisse anda märku, milliseid videoid sa tahaksid, et ma tulevikus teeksin. Seniks pane like, viska subscribe ja näeme juba järgmises videos. Tšau!